Tere! Rõõm teid jälle näha ja täna proovime siis jälle süüa teha. Kuna see saade saab filmitud palmipuude püha laupäeval, siis ei ole see väga suur patt paastu ajal ka natuke liharooga teha, sest palmipuude püha on paastu ajas üks seesugune päev, mis annab võimaluse natukene vabamalt toiduga käituda. Ja kuna see saade läheb eetrisse aprilli lõpus, siis võime seda võtta ka, kui ikkagi ülestõusis pühade järgsesse aega jäävat aega või päeva ja on siis nii-öelda lihavõtte afterparty. Nii et sobib täiesti lammast küpsetada. Aga enne kui me lamba juurde jõuame, siis kõigepealt pakun ühe sissejuhatava külma supi, sest need, kes eelmist kokasaadet vaatasid, ühed head inimesed leidsid, et ma olen vöökohast natuke liiga õlakas ja saatsid mulle sellise kokaraamatu Salendavad supid ja sealt ongi see retsept võetud. See on selline, mis koosneb peedist, keefirist, maitserohelisest, marineeritud kurgist ja natuke ketšupit läheb sinna ka, 2 lusikatäit sisse. Nii et selline sissejuhatav salendav supp, pärast seda võib liha süüa küll. Ja siis järgmine roog on ahjus küpsetatud, kohvimarinaadis ettevalmistatud lambakints. See on siis seesugune toit, nii nagu heade toitude valmistamisega ikka, et see võtab kaua aega. Seda tuli juba eelmisel päeval hakata ette valmistama. Lambakints tuli siis pikkida porgandi ja küüslauguga ja panna siis määrida kokku meega ja panna siis kohvimarinaadi sisse ja kohvimarinaadi läks nii palju, et 2 suurt kruusitäit hästi kanget kohvi. See kohvi peab olema selline espresso kangusest natuke kangem. Ei ole mõtet seda lambakintsu hakata sellises kohvipuruga ära määritud vees leotama. See ei anna talle mitte midagi. Kohvi peab olema hästi kange, mille sellest lammast marineerida või ette valmistada. Ja seda siis küpsetatakse ahjus koos igasuguste juurikatega, mida sinna ümber saab panna. Mina panin nuikapsast, porgandit ja kartulit. Ja lamba kõrvale serveerin siis veel ahjus üle hautatud, üle küpsetatud lillkapsast, mis tähendab seda, et lillkapsa pea keedetakse väheses vees kuni 5 minutit ja siis pannakse ahjupatti ja ilma kaaneta pannakse seda ahju, aga enne määritakse seda kokku võiga ja laotatakse sinna peale juustuviilud. See annab sellise hea tulemuse. Ja lõpetuseks siis üks selline lapsepõlve lemmik magustoitudest piimakissell, mis iseenesest on üks väga hea asi ja väga kerge on teda teha. Sinna on tarvis ainult piima, suhkrut, vanillisuhkrut, vanilje ekstrakti ja siis natuke tärklist. Tuleb ta lihtsalt keeta ja see tärklis juurde lisada ja lähebki ilusasti paksuks. On selline vanillipudingis laadne asi, aga lahjem ja mahedam. Nii et vaatame, mis välja tuleb. No nii, nüüd on meil tarvis üks paasadal, üks lammas ahju panna. Üks osa sellest lambast loomulikult. Ja siis paneme siis ahju tööle. On tarvis panna see ahi 400 kraadi peale. Tallekest siia ahju patti panema või sellesse, kuidas seda nimetatakse, see on see klaasist ahjupott. Nii, siin on nüüd üks lambakints, millel on kont välja võetud ja mis on siis pikitud porgandi ja küüslauguga. See tähendab siis seda, et on augud sisse tehtud ja siis porgandi ja küüslaug sinna augukestesse topitud.
siis siia, ta on 3-kordse kilekoti sees. Et ma arvan, et ma võingi siit hakata neid kilekotte tal ümbert ära võtma, sest 3-kordne kilekott on lihtsalt sellepärast, et ta oleks nii-öelda lollikindel, et seda kohvimarinaadi on päris ebamugav külmkapist välja õngitseda, kui ta seal laiali läheb. No on niisugune 12 tundi selle marinaadi sees olnud ja see marinaad koosneb niisugusest asjast, et seal on umbes 4-6 supilusikatäit või mett, sellist tavalist vedelat mett. Parem saaks muidugi, kui võtta ja sulatada sellist päris meest, aga see teine on ka täiesti adekvaatne mesi. Ja siis on siia peale kallatud 2 sellist suurt kruusitäit hästi kanget kohvi. Ja see kohvi on ikka nii kange, et isegi minusugune seda hea meelega niisama ei joo. Et ta on, ütleme, selline espressost natukene kangem kohvi. Selle ma tegin ekstra sinna kruusi sisse niimoodi, et panin selle kruusitäie peale 1,5 supilusikatäit jahvatatud kohvi juba ja siis vesi peale, isegi 2 supilusikatäit võib panna sinna kruusitäie peale seda kohvi juba ja siis lasta tõmmata ja ära jahtuda ja siis loomulikult ära kurnata, sellepärast et see on päris ebameeldiv, kui kohvipuru hakkab lammast süüa sammaste vahele kinni. Nii et nüüd on ta siin olnud siis natuke rohkem kui 12 tundi, aga olen katsetanud ka niimoodi, et ta on selles kohvimarinaadis olnud 3 ööpäeva ja saab väga hea. Nüüd läheb see kallis kohvi küll raisku, see tuleb ära kallata, see on oma töö teinud, aga lammas läheb siis ahjupotti. Siia paneme natukene õli alla. Ja nüüd pole midagi muud, nüüd käsi teha kohviseks. Jätame selle rasvasema poole ülespoole, siis ta saab rahulikult siin küpseda, aga tegelikult ei ole siin seda rasvakihti kuigi palju, see on suhteliselt niimoodi rasvavaba. See lammas, kelle kint siin nüüd on, see on Austraalias üles kasvanud ja sealt on siis kintsukene siia saanud. Ja alguses ma seda retsepti nimetasingi Austraalia jõululambaks, sest ma tegin esimest korda elus seda sellise retsepti järgi jõuluks. Aga tegelikult, ütleme niimoodi, et see retsept on pärit tegelikult Austraaliast. Ühe Soome pastori käest, kes töötas Austraalias sealses soomekeelses koguduses. Ja siis tema suhtles Tuusula pastori Jaako Launikariga, kes mulle ükskord sellist lammast pakkus. Ja siis ma küsisin tema käest selle retsepti ja siis ta tegi mulle selle retsepti selgeks ja kirjutas paberi peale ja siis ma hakkasin seda tegema ja väga hea sai. Ja see on nüüd reeglina niimoodi, et ka need inimesed, kes muidu ütlevad, nemad lammast ei söö, kui nad seda proovivad, siis söövad väga hea meele. Aga selleks, et ta nüüd sinna ahju läheks, selleks tuleb talle nüüd natukene siin juurikaid juurde tekitada. Ja siia läheb porgand, siis nuikapsas, sibul ja kui mahub, siis ka natukene väikseid kartuleid. Jah, nüüd siis teeme selle porgandi parajaks. Teeme sellised parajad ampsutükid, nii et väga peeneks ei pea neid tegema. Sest see küpseb seal koos selle lambaga 2 tundi. Ja nüüd poetame need asjad siia ümber lamba. Siia tuleb tulla seltsilisi veel, nii et võtame siis järgmisena sibula käsiga. Vaatame, kuidas selle sibulaga meil siin lood on. Sibulaga on niimoodi, et sinna ahjupotti panekust laseme ta lihtsalt sektoriteks. Ma ei tea miks, aga minul on selline traditsioon, et ma panen sibulassektorit nurkadesse, kui on 4-kandiline ahjupott. Nii, ja nüüd tuleb siis selline nuikapsas. Peaks ta eesti keeles olema. Võt eelmine kord ma tegin seda kaalikasalatit. Ja siis ma rääkisin ka, et siin nuikapsas on
palju rohkem kaalika maitsega kui Eesti kaalika maitsega kui siinne kaalikas. Ja sellepärast ma teda siin sellise ahjupraadide juures ka kasutan. Vahel, kui ta on natukene niimoodi mõned puitunumad kohad sees, siis sellest koorimisnoast jääb väheks, aga see on selline suhteliselt hea ja pehme ja värske. Jah, siia nüüd mahub mõni kartul ka peale. Ja siit siis need ilusamad isendid välja. Ja paneme siia nii palju neid kartuleid ka ja kuskil pole kirjas, kui palju neid täpselt olema peab. No nii, ja nüüd teeme siia ühe kastme. Ja selle kastme tegemiseks on selline nipp, et kõigepealt läheb siia üks osa õli, umbes kolmandik. Siis läheb sinna teine osa valget veini, ei ole tähtis, et ta on just nimelt see vein, aga võib ka punast veini panna. Nii, natuke rohkem kui pool klaasi. Siis läheb siia veel natukene soojakastet ja muide see soojakaste on ainukene asi, mis sellele lambale soola annab, sest selles retseptis ei ole soola puistamist mitte 1 gramm. Ja siis läheb siia kõige tavalisemat kraanivett ja siis tuleb see asi lihtsalt emulsiooniks segada, ütleme niimoodi nii segi segada kui annab. Selle negatiivne pool on see, et see soojakaste mäkerdab need ilusad valged juurviljad natukene niisuguseks pruunimaks, aga iseenesest annab see asi kogu sellele asjale väga hea maitse. Et ühesõnaga siia tuleb natukene seda vahele puistata tihmart, et ta läheks selle kastme sisse. Siia panna veel natukene seda asja toetama ka paar loorberilehte. Ja nüüd ei ole muud midagi klaas peale ja ahju. Ja nüüd võime ta siia 8 tunniks ära unustada. Peaasi, et 2 tunni pärast meelde tuleb. Üks paarkümmend minutit ilma kaaneta olla, siis ta võtab veidi krabedamaks pealt. Ja siis vaatame, võib-olla peame uuesti talle korraks kaane peale panema ja laskma siis veel veidi haududa, aga ta on seda nägu, et ta tahab veel üks tugev pool tundi olla ahjus. Kui see liha on siin niimoodi küpsenud selle võrgu sees, siis on tegelikult kaval see enne serveerimist siit võrgust välja päästa. Ja teeme proovi, mis nägu tema siis on. Ta on täitsa oma õiget nägu kergelt roosa siit seest. Siis paneme ta veel korraks ahju ja keerame tule ära, siis ta saab ilusasti selliseks, et küüslaugud lähevad ka pehmeks seal sees. No nii, selle muna otstarve siin selle külmsupi juures on tegelikult lõpus garneeringuks üks viiluke muna, aga munakeet oskab tõenäoliselt igaüks, aga mul on selle muna keetmise juurde üks selline halenaljakas lugu. Minu kunagine õppejõud ja Usuteaduse Instituudi kunagine dekaan Kalle Kasemaa, kes on üks tuntumaid vanatestamendi keelte ja semikeelte professoreid olnud ka Tartu Ülikoolis ja ääretult tark ja erudeeritud inimene. Tema rääkis oma loo sellest, kuidas tema üliõpilaseks sai. Pidi ise hakkama saama ja tema oli siis lugenud, et kui tahad muna pehmeks keeta, kui tahad pehmet muna, siis peab 5 minutit keetma. Keetis 5 minutit ja natukene üle ja vaatas, muna ei läinud pehmeks. Järgmist muna keetis siis igaks juhuks 10 minutit. Ei läinud pehmeks. Nii et peab arvestama sellega, et muna on algselt pehme ja selle suure tarkuse juurde jõudis ta alles siis, kui ta naise võttis. Siin on natuke seda koort liiga palju peale jäänud ja mõned sellised puitunud kohad ka. Aga peediga toimetamisel on hea, kui põll on ees. Et muidu
alati peediga toimetamine tuletab mulle meelde seda lugu, mida rääkis Portlandi pastor Hendrik Laur mulle, et siis kui Napoleon käis oma sõjameeste ees, siis tema kandis punast kuube selleks, et kui Napoleon haavata saab, siis tema sõdurid ei ehmu ära sellest verest, mis võib kuue peale tilkuda. Ja et umbes sama mõte oli ka Hitleril, kui ta käis rindejoonel ja kandis pruune pükse. Nii, ja nüüd siis ei ole muud kui ühesõnaga asume seda peeti riivima. Sedagi mööda riivi tõmmata, see ei ole karta, et sõrme kätki teeb. Täpselt samamoodi nagu nõgesega, et kui sa teda mööda vart alt üles pidi sinitad, ega siis nõges ei kõrveta. Järgmine asi, mida tükeldada tuleb siia selle sisse, on siis nüüd marineeritud kurk. Ja selleks on siin siis sellised ilusad marineeritud kurgid. Mida peenemaks need hakkida, seda parem. Nuga on sirge, kurk on kõver. No, ja selle hapukurgiga saab väga hästi need peedised sõrmed ka puhtaks, nii et hea asi. Ja nüüd läheb siia kõiksugu maitse rohelist. Nii, ma arvan, et sellest kogusest on piisab. Siis kui ma elus esimest korda Vene sõjaväes küüslauku sain süüa niimoodi, keegi pakkus, et näed, et võtta, pane siia, haki siia kartulipudru sisse, et väga hea asi. Noh, siis ma proovisin esimest korda elus toorest küüslauku süüa. Mul oli niisugune üllatus, et on ikka vorsti maitsega. Tegelikult siin peterseli varres maitset ja mahlasust rohkem kui selles krussis lehes. Nii, viimasena võtame siit siis tilgi. Mingiskuseid ribasid ja varmeid täist. No nii, ja nüüd on need head ja paremad asjad siin kõik ära hakitud. Et paneme nad siia kausti. Võt, see on nüüd selline hea supp, et seda ei pea potist tegema, seda saab kausis teha. Ei pea tulele panema. Ja nüüd on siis selline nõuanne, et selleks leemeks kasutada ära 2 supilusikatäit seda kurgimarinaadi, 2 supilusikatäit ketšupit, siis keefiiri ja võt, see on nüüd a la Tallinn, mida saab siis ainult Vene poest, aga ei pea olema tingimata see, võib olla ka täiesti tavaline keefir, mida siit kohalikest poodidest saab. Aga jällegi, keefiriga on niisugune lugu, et seda on Eestis toodetud juba julgelt üle 100 aasta. Ja alguses ei osatud keefirile isegi eestikeelset nime panna, nimetati seda piimaviinaks, sest keefir sisaldab ka mingisuguse äärmiselt väikese protsendi alkoholi. Aga see tähendab seda, et keefirist purju joomine reeglina ei õnnestu, sest selleks tuleks teda ära juua vähemalt 2 ämbritäit korraga. Aga ma pole veel sellist inimest näinud, kellele 20 liitrit vedelikku sisse mahuks. Nii et võib täiesti julgelt kasutada. Ja teine hea asi on temal ka see, et eelroaks kasutades on keefiril üks tore asi. See sisaldab neid piimhappebaktereid. Ta erineb hapupiimast peaasjalikult sellepärast, et siin on siis vastavad piimhappebakteritega see kontrollitud hapendumine tekitatud. Aga need on ka ütlemata head probiootikumid, nii et kui on selline suurem söömaaeg ees ootamas, siis tasub natuke kas või üks klaasitäis keefiri juua. Kui sellest tahta teha selline põhiroog, et ongi süüa suppi lõunaks näiteks, siis võib siia täiesti julgelt hakkida sisse näiteks suitsulõhet või panna siia näiteks marineeritud heeringat või soolaheeringat tükeldada sisse ja siis saab või teha siia kõrvale üks toekas heeringa võileib ja siis anda täiesti niimoodi pearoa
eest juba täiesti kasutatav. Paneme siia igaks juhuks natuke soola ka, sest siia võib veidike pipart ka sisse panna. Et nüüd kui see pipar siia peale sai, siis paneme ta kappi. Laseme maitsetel ilusasti seguneda ja kuskil poole tunni pärast on ta selline serveerimise küps. Aga ta võib rahulikult külmkapis ka tund või 2 olla enne serveerimist, nii et kui külalised on tulemas, siis sellise punase külma supi võib aegsasti valmis teha ja ta võib pool päeva rahulikult seal külmkapis seista. Aina paremaks läheb, sellepärast et maitsed segunevad paremini. No nii, nüüd ma puhastan selle lillkapsa siit nendest liigsetest lehtedest ära ja siis teeme ühe sellise kergelt kupatatud ja ahjus üle küpsetatud lillkapsa. Väga raske on praegusel aastaajal saada sellist lillkapsast, mis oleks ideaalselt ilus. Ikka on kuskil mingisugune kerge värvimuutus, aga see on värvimuutus. No näed, keegi ei ole veel aretanud niisugust lillkapsast, mis ilma nende lehtedeta kasvaks. Paneme siia natuke soola ja siis paneme selle siia sisse. Selleks on hea toetada teda niimoodi lusika. Keemiatõusta jääks 5 minutit tahavutada. Sest seda on just nimelt selleks, et see tema keskmine, see tüve osa niimoodi pehmeks saaks. Sest see lillkapsa sise läheb ju väga kergesti. Korraliku haardasse saada. No nii, nüüd tuleb seda lillkapsast natukene siis võiga määrida. Ja selleks on hea, et siin kanades või sellistesse pulkadesse pannakse, sest sellega on kõige parem siit niimoodi määrida. Lihtsalt maitse pärast. Ja selleks ka, et juust, mille ma siia peale vaatan, kinni jääks. Nii, selline juustulaadne toode. Seda tuli päris ütleme selline õige juust ei ole, aga siia tala vähemalt selline ütleme juustu maitse ja sööda on ta nii või teisiti. Laseme tal mõni minut seal olla, põhiline on see, et ta selle juustu sulama võtaks ja siis kui juust sulab, siis ideaalne on see, kui juust hakkab niimoodi kergelt krõbedalt mullitama, see oleks kõige parem. Aga minu kogemus siinsete juustulaadsete toodetega on see, et ta sulab ilusasti põhja ja tekib see juustukaste. Nii et vaatame, mis sest veel praegu välja tuleb. Nii, aga nüüd ma tõstan selle lillkapsa siit välja ja kergelt on krõbisema ka hakanud. Aga see on nüüd peaaegu selline tulemus, nagu peabki olema. Et see juust on nagu kergelt selliseks klaasjaks siin peal tõmmanud ja see on nüüd täitsa sellist nägu, et sellest see võib päris hea olla. No nüüd ma hakkan tegema ühte niisugust toitu, mis on olnud üks minu lapsepõlve lemmik magustoitudest. Nimelt piimakisseel. Ma tean, et seda siin maal eriti süüa ei armastata või vähemalt väga harva on seda tehtud või võib-olla pole üldse mõnes kodus tehtud. Aga see on tegelikult oma olemuselt peaaegu sama nagu vanillipuding, aga natukene kergem ja palju väiksema kaloraasiga, nii et tegelikult palju mõnusam selline magustoit ja ei ole üldse mitte liiga magus. Mina teeks ta enda jaoks ainult kitsepiimaga, aga arvestades seda, et kõigile see kitsepiima maitse ei pruugi meeldida, siis teeme ta pooleks, paneme lehmapiima ja kitsepiima kokku ja saab väga hea. Nii et paneme siit kõigepealt siis 1/4 liitrit kitsepiima, et ühesõnaga paneme siis, väga hea. Ja nüüd kollame selle piima siia potti, nii et ütleme törklisega segamiseks üks mingisugune 100 grammi piima siia sisse. Väga hea.
ja nüüd paneme talle siis tule alla. Kaane peale. Ja nüüd on siis järgmine etapp on see, et tuleb siis kasutada tärklist. Seda läheb siia siis üks supilusika täis. Aga enne paneme siis 2,5 supilusika täis suhkrut siia selle piima sisse sulama. Ja siis läheb siia vanillisuhkur. Ja seda läheb siia 0,5 liitri sisse. No selline, see ei ole päris teelusika täis. Selle poole võib ilusasti tühjaks kallata, siis on seda vanillimaitset tal ikkagi olemas. Seda siis nüüd ilusasti sulab siin sees. Peaaegu 2 supilusika täit tärklist läheb siis siia 0,5 liitri piima sisse seda kartulitärklist. Mina maisitärklist ei kasuta, sellepärast et maisitärklisel on mitu niisugust ebameeldivat omadust ja põhiline on see, et ta on äärmiselt ebatervislik. Ja maisitärklise kasutamine ja maisisuhkru, maisisiirupi kasutamine on see, mis soodustab suhkruhaigusesse ehk siis diabeeti haigestumist. Kartulitärklis on selles mõttes palju leebem asi. Hakkab looma. Et nii kui ta keema tõuseb, siis tuleb see tärklisega segatud piim või see kohe sinna sisse kallata ja siis lasta tal uuesti korraks keema tõusta. Ega teda kaua keeta pole vaja. Tõesti siia sisse ja nüüd siis segada keema tõusmiseni, siis ta läheb ilusasti paksuks. Seda on tark segada senikaua, kuni ta keema tõuseb. Tärklis pakseneb ja muudab selle piima, suhkru ja vaniljaga maitsestatud piima paksemaks, selliseks pudingiks. Nii, ja nüüd võime üldse tule alt ära võtta ja laseme tal siis siin 2-3 minutit niimoodi podiseda. Korraks kaane peale. Nüüd ta vaikselt siin niimoodi muliseb. Las ta siin mõne minuti muliseb, siis ta natuke küpseb nii-öelda. Sest kui ta liiga vähe pärast seda tärklisega paksendamist siin sooja peal on, siis jääb natuke tärklise maitse esile, aga kui ta natukene veel niimoodi saab läbi mulksuda, siis on ta hea ja siis ta tuleb soojalt panna taldrikutesse, sellepärast et pärast on ta muidu, ütleme, ta ei jää nii ilus, kui külmalt taldrikusse panna. Ja nüüd ongi ta paras kausikestesse jagada. Kausi põhi läheb üsna tuliseks. Ja siis paneme ta jahtuma. Tänaseks söögipalvesalmiks ma pakun ühe sellise salmi, mis oli meil minu lapsepõlve kodus väga sageli kasutusel ja see kõlab nõnda. Kuidas võid sa leiba võtta, mis sul tuleb isa käest, kui sa mitte ka ei tõtta teda tänamase eest? Ei sa leiba ise saa, taeva ei saa and anda. Kuidas võid siis unustada, rooga võttes tänu anda? No nii, aitäh vaatamast ja proovige järgi teha. Teil kindlasti tuleb palju paremini välja kui minul, nii et need on sellised lihtsad retseptid, aga kui neid retsepte kasutada, siis saab väga hea tulemuse ja veel üks hea asi, nälg on kõige parem kokk, nii et ei tasu ennast ühe korraga liiga punni süüa, siis teinekord ei taha enam.